Oleviste kirik on Baltimaade kõige kõrgem kirik, kuid kas on võimalik, et seesama kirik oli varauusaal mitte üksnes Euroopa, vaid terve maailma kõige kõrgem ehitis? 123,7 meetri kõrgune Oleviste kirik on nii suur mürakas, et ta ei mahu isegi mitte ära kaadrisse. Olgu mainitud, et see kirik on siis ehitatud gooti stiilis. Oleviste kiriku torn ehitati seetõttu nii kõrgena, et seda kasutati jupp aega meresõidu tähisena. Oleviste kiriku kohta liikleb väga palju legende. Näiteks see, et torni tipus olevas munas olevat omal ajal paiknenud lausa KGB jälgimisseadmed. Küllaltki pikka aega, 1448 kuni 1625 olevat Oleviste kirik olnud maailma kõige kõrgem ehitis. Me võime paljudest Tallinna reisijuhtidest ja giidide suust kuulda lauset, et Oleviste kirik oli nendel aegadel 159 meetrit kõrge. Ehk siis vanadel aegadel olevat Oleviste kiriku torn olnud lausa 35 või 36 meetrit kõrgem kui praegu. Kas see üldse ongi loogiline? Ja alates kusagilt 19. sajandi keskelt kehtibki siis käibetõde, et omal ajal oli Oleviste kirik maailma kõige kõrgem ehitis. Kogu see lugu sai alguse aastal 1778. Siis leiti Oleviste kiriku torni muna seest üks kiri, mille oli siis aastal 1651 kirjutanud endine Oleviste kiriku eestseisja. Ja seal kirjas oli siis märgitud, et kuni aastani 1625 oli Oleviste kiriku torni kõrgus 84 sülda ja pärast 1625 toimunud põlengut siis 74 sülda. Ja nii ongi hakatud neid süldasid ümber rehkendama meetriteks. Võeti aluseks Reini süllad ja nii saadigi Oleviste kiriku torni kõrguseks 159 meetrit. Paraku tuleb tunnistada, et Oleviste kiriku 159 meetrine kõrgus on tegelikult täielik müüt. Omal ajal oli mõõtühikutega väga suuri probleeme ja näiteks seesama süld tähistas erinevates kohtades hoopis erinevat pikkusmõõtu. Kui oleks aluseks võetud Hamburgi süld, siis oleks Oleviste kiriku torn olnud näiteks 161 meetrit kõrge ja kui oleks Vene süld aluseks võetud, siis koguni ligi 180 meetrit. Tegelikult käibis nendel aegadel ka Tallinna süld ja kui me arvutame Oleviste kiriku torni kõrgused Tallinna süldadest ümber meetritesse, saame 134 meetrit, kuid ka see põhineb tegelikult ainult selle Oleviste kiriku omaaegse eestseisja arvamusele. Loogiline on siiski see, et Oleviste kirik pole mitte kunagi olnud kõrgem kui vahemikus 115 kuni 125 meetrit. Lähtume ka lihtsast tõsiasjast. Oleviste kiriku torni kiviosa on umbes 60 meetrit kõrge ja pole ju üldse loogiline, et sinna oleks omal ajal ehitatud veel otsa 100 meetri kõrgune kiiver. Liikvel on ka selline jutt, et Oleviste kiriku kõrguse maailmarekord sakraalehitiste hulgas olevat purustatud alles aastal 1881 ehk siis Lõuna-Saksamaal Ulmis Münsteri kirik olevat siis ehitatud 2,65 meetrit kõrgem kui Oleviste kirik. Müüdi purustab ka see, kui me vaatame omal ajal maalitud pilte Tallinna linnast. Ja Oleviste kirik on seal täpselt sama kõrge, nagu ta on ka praegu. Seega leppigem teadmisega, et Oleviste kirik on küll Baltimaade kõige kõrgem kirik, kuid maailma kõrgem ehitis pole ta mitte kunagi siiski olnud. Nagu juba varem mainitud, siis Oleviste kiriku kohta liikleb väga palju legende ja üks legend puudutab ka selle kiriku rajamist ennast. Tallinna rahvas olevat soovinud ehitada maailma kõige kõrgema kiriku ja kiriku ehitajaks tuli ennast pakkuma üks võõras mees. Ta nõudis oma töö eest küll 10 tündrit kulda, kuid seadis ka sellise omapärase tingimuse, et kui linnarahvas saab teada tema nime, siis ta oma töö eest tasu ei võtagi. Linnarahvas oli tingimustega nõus. Linnarahvale tundmatu ehitusmeister hakkaski siis Oleviste kirikut ehitama. Ta oli jõudnud oma tööga juba peaaegu valmis, jäänud oli veel paigaldada rist ja linnarahvas oli väga mures, sest neil ei olnud õnnestunud välja selgitada selle ehitusmeistri nime. Küll nad olid proovinud teda igate moodi meelitada, aga kõik oli jäänud tulemusteta. Ja siis saatsid tallinlased luurajad selle ehitusmeistri maja juurde ja need luurajad kuulsid, kuidas ehitusmeistri naine oli äiutanud last magama ja öelnud niimoodi: jäänud lapsuke magama, küll Olev tuleb homme koju 10 tündri kullaga. Ja nii saigi linnarahvas selle ehitusmeistri nime teada. Ehitusmeister hakkas siis paigaldama kirikule risti ja linnarahvas hüüdis alt: Olev, Olev,
pane see rist hoolikalt, see on ju viltu. Ehitusmeister sai nüüd aru, et tema nimi on paljastatud. Ta ehmatas ja kukkus ülevalt alla surnuks. Enne surnuks kukkumist olevat tema suust välja hüpanud veel kärnkonn ja madu, aga ka need muutusid kivikujudeks. Sarnase formaadiga informatsiooni oleme näiteks pakkunud Pirita kloostri kohta ja see video on leitav siit.